Tere kõigile, kes te olete sattunud siia Hingevärvi lehele ja vaatate seda salvestust. Olen täna siin kahjuks üksi, kuigi plaanisime seda ülekannet teha kahekesi, aga elus juhtub ikka, et midagi tuleb vahele või asjad ei laabu nii nagu planeeritud. Kuid ma loodan, et juba mingil järgmisel korral pole ma siin enam üksi ja siis saame rääkida mingitel teistel põnevatel teemadel. Nii, miks ma siis täna siin olen? Põhjuseks on soov tutvustada sulle natuke lähemalt, millega me oleme siin juba mõnda aega tegelenud. Täna räägin ma teile numbritest. Miks neid üldse vaja on ja miks just see variant, mida siis mina tutvustan, sest ümberringi on nii tohutult palju erinevaid meetodeid ja eneseabivõtteid, et tekib küsimus, et milleks veel üks juures. Pigem alustan ma siis sellest, et tutvustan võib-olla iseennast mõne sõnaga. Mina olen Ene ja olen tegelenud igasuguste selliste vaimsete teemadega juba mingi 30 aastat. Minu CV tuleks liiga pikk, et kõike siia ära mahustada ja selle tõttu loetlen siis üles ainult peamised, mida pean võib-olla ka oluliseks. Olen töötanud pikki aastaid lastega, nii lastevarjupaigas Oliver Pärnus kui ka koolis klassiõpetajana. 8 aastat psühholoogiateenistuses nõustajana, õppinud pereteraapiat, transpersonaalset hüpnoanalüüsi, mõned kursused kinesioloogiat, läbinud reiki erinevad kursused ning meistritaseme nii Eestis kui ka välismaal. Ja tänu sellele reikile tegelikult avastasin ma iseenda jaoks Aura-Sooma värviteraapia, mille keskus asub siis Inglismaal Thetfordis ja kust ma siis olen omandanud konsultandi kutse. Seda vist nüüd juba kuskil 15 aastat tagasi. Kuna see värviteraapia on tihedalt seotud ka numbritega, siis sealt tekkis mul ka huvi nende numbrite vastu. Seega tänaseks hetkeks olen läbinud erinevaid numeroloogilisi kursuseid ning võtnud neist iseenda jaoks parima selle, mis minu peal on toiminud, mis ka minu lähedaste peal on toiminud, mis teiste peal on toiminud. Olen katsetanud ja proovinud ja usun, et kui see, mida ma pakun, ei toimi just 100%, siis 90% on seal kindlasti sellist osa, mis toimib. Samas ma uurin ja puurin pidevalt edasi ja õpin pidevalt juurde. Ka hetkel näiteks on mul käimas üks järjekordne kursus ja kui ma sellega ühele poole saan, siis olen mingil hetkel valmis seda ka teiega jagama. Ja siin kohal võin näiteks mainida seda, et vaadates siis neid numbreid ja numbrite kombinatsioone, mida ma nende metoodikate kaudu olen nagu õppinud, olen ma enda jaoks saanud sellise kinnituse, et üheks minu ülesandeks siin elus on jagada oma teadmisi teistega, sest kõik, mida ma ise õpin, suudan ma siis teistele arusaadavamaks teha. See on umbes nii nagu, ütleme, et linnuema toidab poegi, et mitte terveid tükke linnupoegadele kurku toppida, seedib ta need ise pisut läbi ja teeb siis vastuvõetavamaks. Et nii võiks öelda, et ka mina, et õpin ja nämmutan nagu selle iseenda jaoks läbi ja siis suudan seda ka teistele selgemalt edasi anda. Et see numbrite osa, mida ma siis täna natukene tahan teiega jagada, on pisut erinev tavapärasest numeroloogiast. Kuna need teadmised, mida ma olen siis nagu kogunud ja õppinud, võiks liigitada numbrite teatud arvutamise meetodite hulka, mis lisaks on seotud ka Taro 22 arkaaniga või siis õigem oleks tegelikult öelda energiatega, kusjuures siinkohal pean täpsustama, et tegemist ei ole mitte ennustamise süsteemiga, kuna ma mainisin Taro arkaane, vaid pigem on selles süsteemis võetud kasutusele nende arkaanide kirjeldused, millele nad siis suuremalt jaolt
toetuvad, et paremini neid energiaid lahti kirjeldada ja nende tähendusi. Nii, mida siis on võimalik teada saada, kui neid arvutusmeetodeid kasutada? Võiks öelda, et praktiliselt kõike. Kui hästi või halvasti nüüd mina hetkel neid valdan on ise küsimus, sest praktiliselt igapäevaselt, nii palju kui minu põhitöö seda võimaldab. Ja nagu ma eelnevalt juba ka mainisin, õpin siis ise asju juurde. Et kui ma hetkel millestki räägin, siis ma räägingi vaid hetkel saada olevatest teadmistest, mida ma olen hetkel omandanud ja nendest oskustest siis lähtuvalt. Nii, kuidas süsteem siis toimib? Et kasutades inimese sünnidaatumit, vahel ka nime, saame välja lugeda näiteks, miks inimene käitub nii, nagu ta käitub. Ühesõnaga, lugedes neid kirjeldusi, saan ma nende kaudu nii endast kui ka teistest palju paremini aru. Samuti näiteks saan ennast juhtida juba teadlikumalt mingitest probleemidest või olukordadest eemale. Mis veel? Miks meie suhted sellised on, nagu nad on? Ja kuidas neid parandada? Siis rahaküsimused. Kuidas äri üles ehitada? Millised numbrid just sinu äriga kokku sobivad? Siis kindlasti selline teema, mis jookseb päris palju igalt poolt läbi, see on see sinu elu eesmärk või kutsumus, mis on siis igipõline selline igapäevane küsimus. Miks ma olen siia ilma sündinud? Millised on talendid, anded ja kuidas neid õigesti kasutama õppida? Millised on väljakutsed, millega sul tuleb näiteks silmitsi seista? Aga loomulikult ka tervise küsimused. No ja nii edasi, et neid teemasid tõenäoliselt võikski jääda üles lugema. Ning tõenäoliselt ei ole ma ise ka veel suutnud päris süvitsi kõigesse minna, aga nagu eelnevalt sai mainitud, siis ma pidevalt ikkagi uurin ja õpin juurde. Et nii, kuidas parasjagu jaksan. Igal juhul ei ole see kõik mitte ainult teoreetiline, vaid ka igati praktikas kasutatav meetod või siis ka meetodid, mida ma olen nagu enda jaoks kokku pannud. Enne kui ma seda videot tegema hakkasin, siis ma rääkisin ühe oma kolleegiga, keda küll täna kahjuks siin ei ole, siis ta ütles väga tabavalt, et numbrid peavad lihtsustama sinu elu ja olemist. Et teades näiteks oma aastaprognoosi, saan ma jälgida või siis märkan ja tunnetan toimuvat palju paremini, mis ei tähenda seda, et me peaksime igapäevaselt numbrites kinni olema. Seda on muideks minult küsinud ka kunagi üks noormees, kui ta minu konsultatsioonis käis, et Ene, kas sa ajad pidevalt nendes numbrites näpuga järge? Et siis ma vastasin talle, et ei, et sugugi mitte, vaid ainult siis, kui mingi sein ette tuleb või mingi arusaamatu olukord, millesse ma ise ei suuda näiteks selgust tuua või ma jooksen mingites asjades kinni, et ei saa aru tegelikult, mis toimub. Aga ma tean, et tookord tegelikult tahtis ta mul hoopis tagasisidet anda, et kõik, mida me tookord selles konsultatsioonis rääkisime, siis see oli tõeks saanud. Mis ei tähenda seda, ma tahan veel kord seda korrata ja kinnitada, et see ei ole ennustamismeetod. Mitte sugugi, lihtsalt numbrid räägivad, mida universumil hetkel meile pakkuda on. Et ise küsimus, kas me seda märkame. Ja kui me märkame, kas me seda siis oskame ka enda kasuks näiteks ära kasutada. Et kui nüüd veel rääkida nendest numbrite energiatest, siis nad baseeruvad, nagu ma mainisin, 22 energial, mis on iseenesest üle kogu universumi laiali ühes või teises kombinatsioonis. Ja nad toimivad inimeste eludes. Et siin ei ole midagi sellist, et see on saatus ja sellest pole mitte kuhugile pääsu. Et kui ma need numbrid nagu välja arvutan inimese sünnidaatumi järgi, et võt nüüd nii on ja kõik. Ei. Vaid see meetod räägib sellest, et kui me mõistame, et millist informatsiooni kannab see või teine energia selles numbri kombinatsioonis, siis me võime lihtsalt hakata oma elu muutma. Kuidas me seda siis muudame? Nii, et
kui me hakkame nägema nende energiate pluss- ja miinuspooli, siis mõistame ka ise, kus poole peal me hetkel oleme. Vaja on vaadata seda osa, kus see energia hetkel töötab. Ja seejärel on võimalik juba midagi korrigeerima hakata. Ehk siis liikuma miinuspoole pealt pluss poole peale. Nii, tervet meetodit ma nüüd lahti selgitama hetkel ei hakka, et kellel on huvi, see saab lugeda hingevärvi leheküljelt. Hingevärvi leheküljel, siinpool on kirjas, jah. Või siis tellida endale konkreetne konsultatsioon, mis sind nagu lähemalt huvitab. Mis konsultatsioonidesse puutub, siis see lehekülg läheb peagi muutmisele selle poole pealt, et sinna lisandub veel erinevaid variante, mida enda kohta oleks siis võimalik teada saada. See tähendab, et inimene tegelikult koosnebki nagu kristall erinevatest tahkudest ning igat seda tahku on võimalik siis kas siledamaks teha või läikima lüüa või vahel on ka nii, et me ei ole veel kõiki tahke iseenda juures üles leidnud või ei ole tahtnud neid leida või märgata. Aga siinkohal tulevadki need samad numbrid siis nagu appi, et inimesele mingitki märku anda. Ning mida rohkem sa siis enda kohta teada saad, seda enam hakkad sa mõistma iseennast, aga loomulikult ka teisi ja nägema siis ka juba seoseid ühtede või teiste numbrite vahel või siis ka inimeste käitumismustrite vahel. Noh, nii on lihtsam sul teistele ning mis veelgi tähtsam iseendale lõpuks andestada. Et sellega on vahest päris raske toime tulla. Tahan öelda seda veel, et kui ma hakkasin selle või siis teiste meetoditega, mis numbritesse puutuvad tööle, siis seda algsel põhjusel, et enda kohta midagi rohkemat teada saada. Sest mida rohkem sa ennast tunned, seda paremini sinu elus hakkavad asjad liikuma. Aga ka sellepärast, et tundma õppida mind ümbritsevaid inimesi. No, toon näiteks erinevaid näiteid. Et ütleme näiteks, et sinu numbrikombinatsioonis on seal kusagil sees number 12. Ning kui see on hetkel miinuses, siis ei tasu inimesel kohe teistele appi tormata. Kuigi see number 12 seda soosib, sest tegemist on sellise numbriga, mis lausa nõuab teiste inimeste toetamist või teenimist või aitamist. Samas 12, kui seostada seda tarokaartidega, siis see on poodu. Ja see tähendab seda, et inimene ripub pea alaspidi. Ja tal on antud selline anne, et ta näeb elu mingeid olukordi hoopis teise nurga alt. Ja vahetevahel see teise nurga alt nägemine toob teisele inimesele, kellega ta siis nagu räägib, võib-olla hoopis selgust ja muudab asjad hoopis lihtsamaks, aga ettevaatust miinustega, eks ole. Või siis üks selline näide. Et tahan tuua ühe näite ühest väga ammusest kolleegist. Et kõigile ümberringi tundus mulle samamoodi, et ta käitub väga lapselikult. No, näite selline, et istume koos teatris ja mingil hetkel, kui saal on täiesti vaikne, tundub temale mingi koht näiden siis hästi naljakana ja ta võis sellise heleda, kileda häälega naerma pursata üle saali. Ja loomulikult kõigi pilgud pöördusid meie poole, et mis teil seal toimub. Ja esialgu võib-olla ongi see, et tunned ennast ise ka veidi imelikult, et miks ta niimoodi käitub. Samas jälle võis ta teise koha pealt jälle sarnaselt väga lapsikult käituda, küsida selliseid väga lapsikuid küsimusi või siis sellise kurbuse kätte langeda ja küsida just nimelt neid küsimusi, mida küsiks ainult laps, mitte täiskasvanud inimene. Ja võt tükk aega hiljem, kui ma siis selle meetodi avastasin ja ikka vaatad kas siis lähedaste või tuttavate sünnikuupäevasid ja püüad mõista, kas need numbrid ja see kirjeldus nagu lähevad kokku selle inimese käitumisega. Ja siis avastasin ma iseenda jaoks sellise
üllatava momendi, et vau. Selles kombinatsioonis räägib, ütleme siis nii, seal selle inimese eelmise elu saba, nagu öeldakse. Sellest, et mingis eelmises elus on ta siis olnud kas sündimata laps, ehk siis aborteeritud laps. Ja ta on tulnud siia ellu olemagi laps, ka siis, kui ta on täiskasvanu. See tähendab, et mängima, nautima lapselikku olekut, mida rohkem ta saab mängida, seda enam puhastab ta siis oma eelmise elu teemasid, võiks öelda ka karmat. Et talle tõenäoliselt sobiks väga hästi lasteaia kasvataja elukutse, sest seal ta saakski igapäevaselt mängida ja mängida ja mängida. Nii, tooksin veel sellise näite, et näiteks kui vaadata aastate numbreid, siis need on pigem jällegi võimalused, kui et ennustused. Sarnaselt sellele nagu astroloogias näiteks on tähtede seis või mida hetke olukord või ka siis universum soovib. Näiteks minu enda aastates esines siin kuskil 5 aastat tagasi number 10, mis tähendab seda, et universum võib teha sellise pakkumise, mis tuleks kindlasti vastu võtta. Tol hetkel, kui minu jaoks pakkumine toimus, ehk siis töökoha vahetus, siis ma ei teadnud seda. Alles hiljem vaatasin järgi, et ohoo, et minu aastates oli number 10. Ehk siis universum pakkus mulle midagi ootamatut ja ma ei kahetse. Ma tõepoolest selles mõttes ei kahetse, et ma selle töökoha vahetuse tegin ja selle pakkumuse vastu võtsin. Nii, siis mul meenub veel üks selline näide, kus ühel noormehel, kui ma mingi paar aastat tagasi konsultatsiooni tegin, siis jooksis aastates täpselt samuti läbi pere loomine või siis lapse sünd. Ning ega ta sel hetkel sellest mitte midagi ei arvanud. Ta arvas küll, et mis lapse sünd, mis perekond, et tal ei ole midagi sellist üldse plaaniski. Ja aasta hiljem, pärast meie konsultatsiooni, kui me kohtusime, siis oli tal väike beebis üles. Ja ta tõi kaasa ka oma kaasa mulle konsultatsiooni. Ja ütles, et näed, mis juhtus. Et jällegi, ma ei taha öelda, et see oli ennustus, vaid see oli universumi pakkumine. Ja tõenäoliselt asjad liiguvadki nii, nagu sulle on parim. Ja kui sa sellest teadlik oled, siis oskad sa ka kasutada neid universumi poolt pakutud võimalusi palju kindlamalt, kui et siis, kui sa sellest midagi ei tea. Kuigi peaksin ütlema, et alateadlikult ja oma sisetunde järgi me teeme kõike õigesti ja teeme kõike nii, nagu tegelikult universum meile ka pakub. Et isegi siis, kui me ei tea, et need numbrid on vot sellised, et seda ütleb nagu minu kogemus ka veel. Aga mis mulle eriti veel seal meeldib, ikkagi see sama, mida ma eelnevalt ka mainisin, need on eelmiste elude teemad või siis sabad. Et need on minu jaoks päris hästi inimesi avanud, pannud aru saama, miks üks või teine inimene nii või teisiti käitub ja miks tema elus asjad sellisel viisil kulgevad. Näiteks on nii, et miks inimene ei suuda oma peres kõike kontrolli all hoida. Sest mida rohkem ta oma pereliikmeid kontrollib või püüab kontrollida, seda enam libiseb ta seal käest. Ja seda on väga hea teada, sest sel juhul saan ma oma käitumist muuta ja mitte selle kontrolliga tegeleda. Ja millele ta vihjab sellele, et inimesel on imperaatori saba ja see imperaatori saba tähendab seda, et mingis eelmises elus oli ta siis kas imperaator, kindral, kes iganes mingi sellise kõrge koha peal, kellele meeldis või siis oligi võimalus kõike kontrollida, käsutada, nagu öeldakse, keelan, käsen, poon ja lasen. Et kui ta kavatseb seda selles elus samamoodi rakendada, siis mitte mingil juhul seda ei õnnestu. Või näiteks füüsilise kannatuse sabaga inimesed. Nad olid eelmises elus kas siis ratastoolis või olid füüsilise vigastusega, ühesõnaga ta vajas teiste inimeste abi.
Ja nende negatiivsus väljendus siis selles, et nad pidevalt hädaldasid, et miks teda jumal küll niimoodi karistas, et ta on nüüd õnnetu. Ja loomulikult ei meeldinud talle midagi, ta oli alandatud, ta oli kaebles, et ta ei suuda ise mitte midagi teha. No tõenäoliselt on ka tänapäeval selliseid inimesi, eks ole, et keda on siis nagu õnnetus tabanud ja nüüd ta siis istub seal ja ta vajabki teiste abi. Aga tegelikult ta ei peaks hädaldama ega kaeblema, sest muidu järgmises elus juhtub mis, kohe räägin. Et tegelikult see füüsiline häda oli siis eelmises elus või siis mõnel inimesel ka selles elus mõeldud vaimseks kasvuks. Aga ta ise seda ei arva. Ja selles elus, ütleme, et siis need inimesed, kes eelmises elus olid ratastoolis, kardavad meeletult füüsilisi traumasid või siis pelgavad neid inimesi, kes on mingi füüsilise traumaga. Nad võivad olla ka sellised inimesed, kes esimesena põgenevad mingite kannatuste eest. Ütleme näiteks, probleemid Ukrainas hetkel, et tõenäoliselt on need inimesed, kes sealt esimesena ära tulevad, kes kolivad kuhugile mujal ära. Kuna hirm füüsiliselt kannatada saada on nii suur, nad ei karda mitte surma saada, vaid vigaseks jääda. Ja see, et nad võivad jääda kellelegi koormaks. Ja seetõttu siis kannatavad nagu teised inimesed. Ja nad ei mõista, et läbi selle on tegelikult võimalik vaimselt areneda. Samamoodi, mis on üks tunnus, on see, et need inimesed, kui nad lähevad näiteks teistele külla, siis nad püüavad samamoodi võimalikult vähe tüli tekitada. Võtavad näiteks ise midagi süüa kaasa, korraldavad, teevad mingeid asju. Ei taha perenaisele tüli tekitada. Mida võiks veel lisada, et olen selles, oma elus olen kohtunud sellise inimesega, kellel tõenäoliselt oli eelmise elu saba selline, aga tema jälle elab seda saba praegu väga positiivselt läbi. See tähendab, et talle lausa meeldib teisi inimesi abistada, toetada, ta ei karda neid inimesi, kes istuvad ratastoolis või kellelgi on mingi füüsiline puue või viga küljes. See tähendab, et ta on olnud nii sanitar kui hooldustöötaja, töötanud haiglas, ta on olnud tugiisik, ta teeb seda väga hea meelega. Järelikult elab plusspooles ja kustutab oma karmat. See tähendab, et ta on tulnud praegu toetama neid inimesi, kes siis eelmistes eludes, kui tema oli näiteks vigane või ratastoolis, et kes siis teda nagu aitasid. Ja samas on selle inimese ülesandeks rääkida neile, kuidas selles olukorras peaks käituma ja milline on see plaan ja kuidas sellest katsumusest õigesti välja tulla, et sul on juba see kogemus olemas, et sa saad nüüd rääkida neile, kes hetkel on hädas ja kes seda nagu vajavad. Mida siis võiks öelda, et vaadake enda ümber, et kes on teie sõbrad ja kas te tunnete nad ära mingisuguste mustrite järgi. Ja kõige parem on siis ja kõige kiirem valik on võib-olla siis teha jälle seda, et sa liigud sinna hingevärvi lehele, see, mis sa siin nurgas praegu näed, ja leiad üles sealt 22 koodi alt pluss ja miinus energiat ja vaatad siis seal, kuidas inimesed pluss poole peal käituvad ja miinus poole peal käituvad. Mõne sõnaga võib-olla siis räägin lihtsalt lähemalt ka, et mis see pluss ja miinus energia siis on. Et me võime liigitada kõike, mis on meie sees ja ümber energiateks, eks ole. Seega, miks ma räägin siis nendest pluss- või miinusenergiatest või positiivsetest või negatiivset energiatest ja mida nad siis endast kujutavad, on siis see, et kui miinusenergia on sinu elus, siis selle energia raames saad sa teatud kindlaid ülesandeid. See ei tähenda seda, et sa oleksid halb. Samuti ei pea mõtlema, et nüüd on minuga kõik halvasti, nukrutsema, masendusse langema. Kuid samas sa saad aru, et miski pole päris nii, nagu olema peaks. Ja kui sa leiad ennast miinuses, siis järelikult
oled oma peamisest teest kõrvale kaldunud. Meil kõigil on oma selline tee või enda tundmise tee ja tee, mida mööda siis me liigume ning eesmärk, kuhu me jõuda tahame, et siis oma elu nagu hästi elada. Täita eesmärk, eriti seda, mida hing ihaldab. Korjata teatud kogemusi. Ja kui me nüüd sellelt teelt eemaldume, siis meid juhatatakse jälle sinna tagasi. Nii et meie teele satuvad sellised olukorrad, mis tuleb läbida, et me saaksime aru, et me oleme teelt kõrvale kaldunud. Sest tihtipeale juhtub see, et me tegelikult ise ei märkagi, et me oleme sellelt teelt kõrvale kaldunud. Ja üsna sageli märkavad seda teised. Ja kui teised sulle seda räägivad, siis on tõenäoliselt see, et ega sa väga ei usu. Või tekib inimese sees solvumine. Aga solvumine on üsna halb tegelikult sinu enda jaoks ja see on veel eraldi teema, millest võib-olla mõnel teisel korral rääkida. Nii, aga nüüd plusspooled. Et kui energiat asetsevad plusspoolel, siis on sinu elus peamiselt kõik hästi. Kõik ülesanded, mis siis meie teele tulevad, läbime need kergusega, pole vaja liialt pingutada. Siis mida võiks veel öelda, et tegelikult ei ole vaja ennast samuti ka teistega võrrelda. Kuna me saamegi võrrelda iseennast ainult iseendaga, mingi eelmise olukorraga. Ja see, mis sulle on hea, ei pruugi teistele hea olla, eks ole. Seega, kui sa hakkad ennast võrdlema kellegi teisega, siis sa võidki sattuda miinuspoole peale. Väga lihtne. Samas, iga energia liigub pidevalt, ta on pidevas liikumises ja me ei saa viia kõiki energiat ainult plusspoole peale ja jäädagi sinna plusspoole peale puhkama. Et see on täiesti normaalne, et me liigume selle plussi ja miinuse vahepeal. Et näiteks on sul vahepeal olnud väga hea aeg, no kui täna näiteks kukkusid miinusesse. Tuju on halb, no ja see on nüüd selleks, et näha, milline on sinu õppetund, mis tuleb ära õppida ning plusspoole peale ennast siis tagasi viia. Nii, ja küll, mul on tuju halb ja nii edasi. Nüüd tuleb siis ülesandest aru saada ja hakata liikuma selle plusspoole peale. Kuidas ma seda teen? No, kõik, mis sulle sobib. Kasutan näiteks mingit meeldivat muusikat, kellele meeldib mediteerida, kellel meeldib looduses liikuda, mis iganes, kas või duši all laulda, eks ole. Et otsi enda jaoks see viis, mis toob sinu energiat plusspoole peale. Kui sa väga täpselt aru ei saa, mis on see pluss ja miinus poole peal, siis on sul võimalus, nagu ma ütlesin, lugeda Hingevärvi kodulehe pealt neid pluss ja miinus energiate kirjeldusi ja selle järgi taibata, et ahaa, kui ma nii käitun, siis olen ma miinuses, kui ma nii käitun, siis olen ma tõenäoliselt plussis. Ja mida tasuks veel meeles pidada on see, et tegelikult me teeme kõik oma elus vigu. Ja ei ole mitte kedagi, kes vigu ei teeks. Kuid seda tuleb võtta kui kogemust, millest siis õppida. Mis siis veel? Mul on öeldud näiteks ka seda, et ma tunnen ennast piisavalt hästi, mulle pole seda kõike vaja. Kuid siis tekib küsimus, aga miks sinu elus asjad nii ei lähe, nagu sa soovid? Aga võib-olla just sellepärast, et tegelikult sa ei tunnegi ennast veel väga hästi. Ja üks teemanti või kristalli külg on veel lihvimata. Või sa ei ole isegi seda külge üles leidnud. Et lihtsalt minu arust on alati midagi, mida enda kohta veel teada saada. Et see on nii lõputu kui universum, sest universum on ka lõputu, mida uurida. Ise küsimus, kas nüüd igale poole on vaja oma nina pista, eks ole, ja millisel hetkel sa selle nina sinna pistad. Aga kui sa küsid, millest sa võiksid alustada enda tundma õppimist, siis ma pakuksin sinu sünnikuupäeva. Ja sünnikuupäev selles süsteemis näeb siis välja selline, et
kõik numbrid, mis on 1 kuni 22-ni, jäävad samaks. See tähendab, et kui sinu sünnikuupäev on kas 1 või 2 või 3 või 7 või 22, siis on ta nii, siis sa leiad sealt lehe pealt selle numbri alt üles. Aga rohkem numbreid seal ei ole, seal on ainult 22 numbrit. Ja nüüd tekib küsimus, mis saab ülejäänutest 23, 24 ja nii edasi kuni 31-ni välja. Siis nendel on nüüd 2 võimalust. Kas sa kasutad seda varianti, nagu tavalises numeroloogilises variandis on, et kui mul on number 23 sünnikuupäevaks, siis ma liidan lihtsalt kokku 2 ja 3 ja saan 5. Või teine võimalus, kasutades 22 universumi koodi, teen ma sellise arvutuse. 23 miinus 22 on 1 ja loen number 1 all olevat kirjeldust. Sul on 2 võimalust, kas sa loed number 5 või number 1. Nii, kui tegemist on sünnikuupäevaga, toon lihtsalt järgmise näite, 27, siis jälle 2 võimalust. Kas sa liidad kokku 2 ja 7 ja saad 9 või on nüüd see võimalus, et 27 lahutad ära 22 ja saad 5. Et vaata palun, missugune variant sinuga nagu rohkem kokku sobib. Et kuna ühel ja samal kuupäeval on nii palju inimesi sündinud ja ilmselgelt ei ole võimalik, et kõik need kirjeldused, mis seal on, sobiksidki sinuga 100%, siis sa lihtsalt loedki seda teksti sel viisil, et kõik, mis sulle tundub omane, võtadki vastu ja kõik, mis ei ole sina, lükkadki kõrvale ja vaatad seda teist koodi, mis on selle teise arvutusega. Aga mis see sünnikuupäev siis on? Et mida annab mulle minu sünnikuupäev? Sünnikuupäev on siis selline programm või teatud pagas, millega ma siia maailma sünnin, mille ma ise loomulikult valin, mida ma arvan, et mul selles elus võiks vaja minna. Ja seda me nimetamegi sünnipäevaks, ehk siis sünnikuupäevaks. Selleks on meie elu eelmised kogemused, mida me küll koheselt ei mäleta, kuid me õpime neid tasapisi avama ning kasutama. Samuti käib siia alla meie alateadvus. Siia on programmeeritud inimese iseloom, mis siis kujuneb lapsepõlves välja. See on aga ka tööriistakast, mis on siis eelmisest elust kaasa võetud ja ta sisaldab siis inimese kogemusi, talente, oskusi, andeid, ka varjatud andeid. Ja see iseloomustab inimest kõige paremini ja võiks öelda, et see on kui tema visiitkaart. Nii. Ja suunan su uuesti sinna hingevärvi lehele ja nüüd võidki lugeda siis esimese asjana oma sünnikuupäeva kohta seda informatsiooni ja vaadata, kuidas see sinuga kokku läheb. Või siis võta mõni lähedane tuttav, vaata, kuidas see temaga kokku läheb. Tahan öelda, et 100% tõenäoliselt kohe sellist ahhaa-efekti ei pruugigi tekkida. Miks? Sest inimese sünnikuupäev ei koosne ainult sünnikuupäevast, vaid sinna juurde käib ka veel kuu ja aasta, millal inimene on sündinud. Nii et nüüd tuleks sellele sünnipäeva paketile, ehk siis sünnikuupäeva paketile lisada juurde ka veel sünnikuu ja sünniaasta. Ja siis on veel seal olemas tohutult igasuguseid teisi numbreid, mida siis sinna pagasisse juurde lisata. Ja vot siis alles hakkame me nägema seda pilti iseendast, kes me oleme. Aga seda kõik samm-sammult ja lähemalt. Nii. Ja kui sul nüüd tekkis huvi, siis ma juba suunasin sind sinna kodulehele. Aga samas on oodatud igasugused küsimused. Kas siis nüüd selle video alla, kus sa seda vaatad? Kas see on siis YouTube'is või siis Facebooki postituse alla? Või siis ka võid saata postkasti või siis meili aadressile hingevärv
et hingevärv, õigemini A-tähega ajatäpid puuduvad, eks ole, hingevarv, et hingevarv.ee. Ja ma püüan võimalikult kiiresti nendele küsimustele ka vastuse saata. Aga kes soovib midagi rohkemat enda kohta teada, siis hetkel teen ma sulle sellise pakkumise, et kuni selle kuu lõpuni, kuna on käimas ju sõbrakuu, siis need, kes seda videot vaatavad, teie saate selle koodi, et ma annan sulle kohe ühe koodi. Ja kui sa kasutad seda koodi, kui hakkad ennast minu konsultatsiooni jaoks kirja panema, siis saad selle ükskõik millise konsultatsiooni sealt lehe pealt, hetkel on neid ainult 2. Üks on värvikonsultatsioon ja teine on siis 22 saatuse koodi konsultatsioon. Saad 35 euroga. Ja aastaprognoosi, mis siis hetkel maksab 20 eurot, saad 15 euroga. Ja seda siis kuni kuu lõpuni, sest alates märtsikuust, nagu ma eelnevalt mainisin, muutuvad siis seal leheküljel teemad, aga ka hinnad. Neid teemasid tuleb juurde, et sa saaksid ise ennast samm-sammult paremini tundma õppida. Ja nüüd, kes on siis huvitatud, ütlen sulle koodi, mida sa koos kirjaga, mida sa siis mulle saadad, kasutama pead. Ja selleks koodiks on 3 7 7 8. Kasutame jälle numbreid. Kordan veel üks kord, 3 7 7 8. See on siis parooliks või koodiks, et saada sel kuul konsultatsioonile hinnaalandust. Nii, aga kohtume teiega siis mingil järgmisel korral ja loodan, et tehnilised teemad on mul selleks ajaks lahendatud ning meil on võimalik ka otse laivis kohtuda. Et ilusat sõbrakuud ja peatselt saabuvad kevadet. Olge väga hoitud, hoidke oma lähedasi ja iseennast, päikest silma ja südamesse.